Tervist! Eile küsis 16-aastane IT-kursant Mõkida Minajev minu käest, kuidas tema raamatuga on. Kuna see raamat pealkirjaga Roostes mootor on ilmumas füüsiliselt noorhärra Minajevi esimese teosena, esiteks tema raamatu 5. peatükist tegin õppematerjali, napsasin välja. Teiseks selgitan. See raamat sündis kevadel. Mõkida on olnud Eestis 4 aastat. Ta on Eesti passiga poiss. Tema vanemad töötavad väärikalt ja võimsalt. Nad elavad Järvakandis. Aasta 25 läheb ajalukku sellega, et tõenäoliselt alustas IT-õpinguid meie kolledžis tulevane YZ uue Skype'i, mille iganes looja. Täiesti liialdamata öeldes kinnitan, noorhärra Minajev on geenius. Me veetsime temaga suve, selleks, et nii talle kui 2 teisele Ukraina noorhärrale ehitada C1, et nad saaksid minna pärast kolledžit kõrgkooli. Ja nad on otsustanud minna Eesti kõrgkooli. Küll aga kirjutas meie Miki oma esimese raamatu kõigepealt ilma pealkirjata ujedalt, siis kui me sel suvel iga päev tegime 1,5 tundi eesti keele drilli. Ta saab C1 juba sel aastal. Sai raamatu pealkirjaks Roostes mootor. Igal õhtul toimetasime. Mida tegi siis meie Miki? Töötas välja oma tõlkeroboti, et oma esikteos viia nii eesti, inglise, you name it keelde, kui ka hakkasin elust enesest tulevate asjade taustu uurima. Oli see siis aasta 2010 Soomes, kus toimub tegevus. Armas, pehme, puhas keskkond, sõnadega maalitud. See on võrratu. See on hea raamat arvestamata. Kui noor on autor arvestamata, et see ei ole tema emakeel. Vaua, viua. Roostes mootori kirjutamise ajal uurisime skämme. Aga miks? Sellepärast, et noorhärra sai suvel rohkem kui iial oleks unistanud töid ja need jätkuvad tal nüüd õppeaasta jooksul kolledži kõrvalt, ilma et ta peaks minema Hesburgerit müüma või muid tublisid töid tegema. Kutt on ree peal. Nii siis otsis noormees üles võimaluse eriti soodsalt ja samas turvaliselt kirjastada, leidis keskkonnalulu.com. Sama keskkonna esimene pääsuke meie sõpruskonnas tänu Mõkida Minajevile on siin.
Ehk siis Lembitzilla, tsivilisatsioonide hukk, tsivilisatsioon 21, ilmus ka lulu.com teosena. Vigadest õpime, korrektuuri edaspidi loeme. Sama teenust saab kasutama Andrus Aus Emerson meie kohe valmiva Mopsi raamatu kirjastamisel. Kindlalt tuleb ikka sul teha korrektuur pärast toredaid asju nagu toimetamine, layout, kujundus, korrektuur peab olema. Sealt edasi tuvastades skämmi raamatu, skämmi kodulehe jaoks pettusi, sai Miki tööd raamatute kujundajana, küljendajana, aga ka teeb uued kodulehed Šveits hotellile, praegu töös, Nuiamäe hobukeskusele ja Viljandi väikeloomakliinikule kliinika. Sellest suurepärasest raamatust, mis ongi mõnus, Soome, nii nunnu, noppisin teile 5. peatüki alguse ja see tekst tõestab meile, et inimene jääb alles. Inimene ei kao kirjutamise, toimetamise tsüklist mitte kuhugi. Mida ma olen siis leidnud oma õpilase tööle lugedes korrektuuri tasuta, ja sõbrad, tasuta, sest ta on minu laps. Ja tulevikus, kui temast on saanud uus Käärmann vähemalt, ta ei unusta oma õpetaja prillid. Kõigepealt pealkirjas, et vältida sarnanemist referaadiga, et vältida mitte eestipärast raamatu vormistamist, võtame ära sõna peatükk, kustotšik kalavõi. Ei ole vaja 5. pealkiri muutuste aeg. Nii. Vaadates stilistilisest küljest esimest lõiku, mis siin ei ole ühtegi viga, peale stilistilise japa, oli nuud, see kordub. Me peame osa nendest olidest ja nuud kõneviisist ümber tegema. Nii lihtne ongi. Loomulikult seda ei märka kui tahes hästi ehitatud robot, ei tõlke ega korrektuuri robot, selleks on ja jääb inimene, mina. Terve kuu oli möödunud, sobib, selle me jätame. Nüüd talv oli lõplikult taandunud. Me saame asja teha kordumist välistavaks. Sedasi terve kuu oli möödunud ja me jätkame sama lauset. Koma, väikese tähega talv. Terve kuu oli möödunud, talv, võtame vahelt ära, oli. Terve kuu oli möödunud, talv lõplikult taandunud. Des vormi ette koma ei käi, võtame ära, robot võiks seda ikka teada. Talv lõplikult taandunud, andes teed Soome kevadele. Lumi oli täielikult sulanud, maa kuivanud ja puudel hakkasid paisuma esimesed pungad. Jõgi meie maja juures
ja me ei ütle oli jälle. Jõgi meie maja juures, oli läheb ära, naases oma tavapärasesse sängi, kuigi vesi selles oli endiselt jääkülm. Kaunis maaling, sa saad täpselt aru, et Soome kevad on nagu Eestis. Raamatu tegevus toimub Soome väikelinnas, kus noormehed Finn ja Oskar, kasutades Finni vanemate ärasõitu Hispaaniasse puhkama, rajavad kogukonna toel ja heakskiidul autoremondi töökoja. Nad ülikiiresti saavad tänu tublile tööle mainekaks, nende teenuseid kasutab rallisõitja, kes saab oma esimesed teised koha ja ühtlasi ostab Finn oma esimese auto, mis osutub mustlase hobuseks, kottis mootor ja siis ta ostab Romulast uue mootori, mis on veel rohkem kotis, küll aga panevad poisid kokku 2 mootorist ühe, mis töötab perfecto. Piire ei avatudki. Hispaanias puhkes epideemia 2010. Ole kena, uuri tausta, mis epideemia oli aastal 2010. Õpi palun sinagi iga asja tausta kontrollima, et sind ei saaks orki ajada tõe moonutamisega, vandenõuteooriate levitamisega. Soovitan väga vaadata internetis olemasolevaid Vishen Lakiani õppematerjale, kuidas viidata, refereerida, tagala turvata ja olla puutumatu ja samas jagades inimestele vajalikke teadmisi. Venceremos. Lillalala. Piire ei avatudki telekast kuuldud nappide uudiste põhjal saime teada, et kõige põhjuseks oli mingi uue viiruse äkiline puhang. Riigis algas vaikne vinduv kriis. Bensiini ja toiduainete hinnad poodides hiilisid ülespoole ning tanklates ja autokeskustes tekkis defitsiit minevamatest varuosadest. Kütuse kalliduse tõttu ei tahtnud inimesed enam linna teenindustesse sõita. Seda enam, et sealse teeninduse kvaliteet jättis alati soovida. Super. Meie jõeäärse garaaži jaoks oli see aeg tõeline läbimurre. See on imekaunis, kuidas ühest küljest tehnikahuviline Mikailo kirjeldab peensusteni tööriist, automootorit, erinevaid hääli ja lõhnu, mida tekitab tehnika, kuidas ta ülinapilt maalib loodust, inimesi hääletooni järgi. Fenomenaalne. Nii, me rügasime Oskariga ilma puhkepäevadeta, meie õu muutus traktorijaama filiaaliks, aia ääres seisid vanad muruniidurkid, mootorsäed, kohalike farmerite räsitud traktorid ja paar sõiduautot. Parandasime kõike, kuhu meie käed ulatusid. Ulatama, see tähendab andma. Ulatuma tähendab küündima. That's it. Ulatusid. Mina messasin rauaga, Oskar seadistas elektrit ja otsis vanade kanalite kaudu haruldasi detaile. Ja me asendame kanali sõnaga sidemete. Raha meie värvipurgis. Ojupõrsas on vanna värvipurk.
sai nii palju, et see vaevalt sulgus ja me tõstame esiteks eestikeelseks sõnade järjekorra ja teiseks mitte vaevalt, vaid vaevu. Et see sulgus vaevu. Leidsin mitmetähenduslikku sõna. Vaevu. Piinasid, ei vaevu, sulgus vaevu. Iga hetk on kingitus, päriselt. Sa lihtsalt võta seda vaid vastu. Ühel õhtul puistasin kogu sisu töölauale, lugesin kokku vajaliku summa ja sõitsin Anti venna juurde. Anti on poepidaja, tema vend on saekaatrimees ja nässus romu ostmiseks võttis meie Finn Anti käest laenu. No nii, ja ta sõitis Anti vennale raha tagasi viima. Paar päeva ainult läks. Tervist, ütlesin. Tervitus lõpeb hüüumärgiga, punkt 1. Punkt 2, ma lasen läbi oma geniaalse õpilase esimese raamatu käsikirjast läbiva kirjapildi, kus otsekõne, dialoog, vestlused ei ole jutumärkides, vaid mõttekriipsude vahel. See on inglisepärane. See on mööndus. Ma oleksin jaksanud küll panna kõigile otsekõnedele ümber jutumärgid ausalt. Ma saanuksin sellega hakkama, aga see on äge. See on 21. sajandi hingusega minu arvates lubatud värske tuul. Oma raamatutes ma ikkagi nii mopsist kui skämmidest kirjutades, nii naisena sündinud 40 aastat hiljem luues, kui õppematerjale juurde tuues kasutan küll jutumärke. Aga siin jääb nii. Ütlesin ulatades talle ümbriku rahaga. Siin on kõik. Viimse sendini aitäh, et sel korral välja aitasid. Anti vend peatus, pühkis varruka kõigi otsa esiselt ja võttis ümbriku. Ta ei hakanud raha isegi üle lugema. See on meie mees. Usaldab. Pistis selle lihtsalt jope taskusse, üks sõna muidu kuuluks tasku jobele, mis vastab ka tõele. Ent siiski termin jopetasku üks sõna ja surus seejärel tugevalt mu kätt. Tubli poiss, Finn, hüüumärk. Ei konstateeri siin midagi, siiski hüüatame. Ütles ta tõsiselt, vaadates mulle otse silma, kiiresti said hakkama. Rõõm näha, et su isa on sellise poja kasvatanud. Mees peab sõna pidama. See on kaunis. Olen näinud nüüd nii avatud talude päeva koos Mikiga juhtides Südamesalus, kui temaga päevast päeva koos tehes raamatute kujundust, küljendust, luues uusi kodulehekülgi, kontrollides skämmerite taustu. Eesti riigile teadmiseks, kui te ei tea, kuidas tabada petukirjade autoreid. Meie oskame kokku. Miki on 16 aastat noor. Iga skämmi keskkonna harutab lahti, millal tehtud, kes seda peab, kuhu viivad niidid. Instantsid ei saa. Aha. Tegeleme. Pärast tema sõnu hakkas hingel tõesti kergem
ja me lisame sõna minu. Eestlane tuline tükk, tead küll, vajab rohkem sõnu kui teiste keelte valdajad. Hakkas minu hingel tõesti kergem see ränk võlakoorem, mis oli mind terve kuu rõhunud. 10 aastat, 25, 30. Kedagi ei rõhu. Normaalne. Oli lõpuks kadunud, kuid niipea koma, ajaline kui selle ette, koma käib. Kui tagasi sõitsin, naasid mõtted vanematele. Nad olid endiselt Hispaanias, karantiinis mingis väikeses rannikuäärses hotellis. Side nendega oli harv ja katkendlik, ent siiski olemas. Ja me ei kasuta semikoolonit, see on pigem ametlike dokumentide kirjavahemärk, paneme kooloni. Semikas on komadega eraldatud loetelu gruppide omakorda eraldaja dokumentides. Ärme lase teda nii kangesti ilukirjandusse. Koolon, nad ütlesid, et nendega on kõik korras. Kuid nende hääled torus kõlasid ärevalt. See muremõte oli mulle sisse sööbinud ja ma ei saanud sellest kuidagi lahti. Ainus asi, mis sel ajal tõeliselt rõõmu valmistas, oli minu Griffon. Miki ei tahtnud teha ühelegi autofirmale promot, golfist sai Griffon. Meie Frankenstein kolletis, teate, see on see homunculus, kelle täpsemalt homunculuse ehitas Frankenstein. Oi, sai hea. Mis oli kokku pandud 2 poolkoolnud Bravo robot, see on nii hea. Poolkoolnud mootorist. Töötas üllatavalt ühtlaselt, mootor ei suitsenud, ei õginud õli. Ja käivitus poolest, starteri või võtmepöördest. Paneme võtme. Poolest võtmepöördest, isegi külmadel hommikutundidel. Griffonis saime peamine tööhobune. Peaaegu iga 3 päeva tagant. Apatsemu peaaegu. Võtame selle peaaegu siit ära. Iga. Kui 3, siis 3. Iga 3 päeva tagant istusin rooli ja sõitsin sellega kaugetesse romulatesse või linna, et tuua raskeid detaile, mida Oskar interneti kaudu üks sõna leidis. Avarasse pagasiruumi mahtusid vaevata nii generaatorid, käigukastid kui ka rasked vedrustuse elemendid. Ilma selle autota poleks me sellise asendame sõnaga niisuguse või säärase. Teate, paneme säärase. Säärane mulk, sädavakka tangusoola ja. Säärase tellimuste laviiniga jätame lahku. Muidu tekib liiga pikk sõna. Kindlasti toime tulnud õhtut istusime Oskariga garaažitreepil, üks sõna. Termin. Garaažitreepil, koma enne des-vormi ära. Garaažitreepil kuulates, kuidas Griffoni mootor jahtub klõpsudes vaikselt. Metalliga kapoti all. Slaavi. Teeme ugrimugriks. Mootor jahtub. Metall klõpsus vaikselt kapoti all. Metall klõpsus vaikselt kapoti all. Ei tee sul robot seda korda, mees.
Homme tuuakse detailid Juhani traktorile, Oskar haigutas end sirutades, ära. Oskar haigutas end sirutades, jälle terve päevatöö. Pole viga, vastasin, vaadates tumedat jõge Murramäe läbi. Nupusõrõn, Ventse reemas. Peamine, et kusjuures eestlane ütleb saame hakkama, aga see Murramäe läbi. See on nii nunnu Ukraina-Soome hübriid. Käib küll. Hästi käib. Peamine, et vanematel seal kõik hästi oleks. Rauaga saame ja me ei memeta teteta, rauaga saame kuidagi ikka hakkama. Ei memeta. Käes oli mai. Alles oli märts. Soome kevad muutus sel kuul. Teate, me teeme siia veel ühe taandrea. Ajahüpe, pikem hingamispaus vaja. Käes oli mai, taandrida. Soome kevad muutus sel kuul lõpuks soojaks ja kirkaks, kaased kattusid õrna rohelise lehestikuga. Õuemuru, üks sõna lõi lopsakalt haljendama ja päike ei kadunudki peaaegu horisondi taha, kuulutades peatset valgete ööde saabumist. Polar, jaa. Selle ränga kuu jooksul olin tööga nii ära harjunud, et olin praktiliselt garaaži elama asunud. Magasin meie vana nahkdiivani peal tööpinkide vahel, kattes end vana jopega, sõin otse põlvedelt külmi makarone ja ärkas. Teate, midagi peaks sülest põlvedelt, see on jah arusaadav, et makarontšikud olid sul süles. Tead, mis meie ütleme? Meie ütled, me saime sülest põlvedelt peost vapše söövad dresseeritud loomad, meie kaasa arvatud. Me ütleme sõin käigu pealt. Siis on õige tunne, mõte. Tee järele, robot. Sõin käigu pealt külmi makarone ja ärkasin masinaõli lõhna peale. Ja maja tundus mulle ilma vanemateta liiga suur ja tühi. Iga hommik algas ühtmoodi, võtame ära, iga hommik algas ühtmoodi, tegin kruusikanget, musta kohvi ja lülitasin meie kumerekraaniga, ärme nii tee. Teeme 8 sõnaks, meie kumera tühik ekraaniga ja lülitasin meie kumera ekraaniga teleri töölaual sisse lootuses kuulda kas või mingeidki julgustavaid uudiseid. Taandrida ja vaat, me asendame sõnaga ennäe, sest vaat on suur anum, tead ju küll. Keskele vaat, õlevaat, ei ole vaja, ennäe on hea sõna. Ja koma jääb ja koma, ennäe, koma, ennäe on 2 koma vahel. Mai alguspäevil see juhtuski. Diktor teatas rahuliku häälega, et karantiinimeetmed lõpetatakse ametlikult. Lokulood. Lockdown. Lokulood on läbi.
ja rahvusvaheline lennuliiklus on täielikult taastatud, piirid avati. Lockdown, matuški. Ja me kirjutame lockdown nii, nagu me loeme. Lockdown. Meil on olnud seda sõna vaja nii tohutult palju kasutada, et ta on ammu transkribeerunud. Pandeemia orgaaniline osa lockdown, tuntud eestikeelne sõna. Ma tänan ühise suve eest. Makita Minaev, Misha ja Fleitin. Ma tänan võimaluse eest olla nii ägedate meeste õpetaja. Ärge siis koolipreilit unustage.